ka väikese debati meie ministritega, nemad ju kannavad seda põhilist vastutust täna valitsuse poole peal. Ja ma alustaks sellest päeva kõige olulisemast sündmusest, et me võtsime täna siis häältega vastu, väga kindla toetusega vastu otsuse minna oma vana nime peale, ehk et tulla tagasi oma juurte juurde, et mis tunded teis isiklikult see otsus nimetada erakond uuesti Isamaks tekitab. Hakkame võib-olla kõige kogenenumast isamaalasest peale kirjale. Minust tekitab see igati positiivseid tundeid ja ma arvan, et selleks oli just paras aeg. See iseloomustab meie erakonna sihte, aga loomulikult on see ka tugev, on see ühelt poolt tugev alus, aga teiselt poolt on see ka üleskutse selleks, et me hoiaksime ja arendaksime edasi kõiki neid väärtusi, mis on alati olnud Isamaa olulised. Ja lihtne nimi, see on kõige tähtsam, ma arvan. Eelmine nimi oli väga pikk ja ta koosnes ka väga keeleliselt erinevatest väljenditest. Üks oli ladinakeelne, osa oli eestikeelne, selles mõttes oli ta kummaline ja ma arvan, et on aeg, et me ei rõhuta oma nimes kahte eri poolt. Paljud inimesed on juba 10 aastat liitunud ühe erakonnaga ja kõigil on lihtsam, kui see nimi on ka ühtne. Mina olen Isamaa Liidu liige 99. aastast, seetõttu loomulikult see nimi on mulle väga südamelähedane ja omane, aga mul on väikene soov lisaks üle erakonnalisele nimemuutusele veel, et kõik need head sõbrad ja aatekaaslased ja mõttekaaslased, kes on tulnud sellest erakonna poolest, kes kuulusid Res Publica poolesse, et nad mitte mingil juhul ei tunneks, et seda nime poolt ära jättes oleks see mingi halb signaal neile. Me oleme väga head koostööd koos teinud, nii et loodan, et see nimi on meid ühendav, nii nagu ta viimasel siin üle 10 aastal on olnud, nii et loodan väga sellest nimest just seda ühendavat poolt. Minul tekkis tunne, nagu oleks koju tagasi jõudnud ja see oli tõesti uskumatu, kui hea tunne, emotsioon oli seda nime siin näha, nii et ma olen selle nimele väga rõõmus. Teate, päeva esimesel poolel Isamaa ja Res Publica Liidu liikmena oli mul ka väga uhkeline. Aga tõsi on see, et me ei tegele mitte antikvaarse vaatega oma erakonna ajalugu. Meil on olnud nimed Res Publica, RSP, veel varasemad, konservatiivid veel varasemad ja vabariiklased, ja Isamaaliit, aga need on meie tahud ja me ei pea mitte ühtegi külge oma erakonna mineviks maha salgama. Need mõtted on täitsa lubatud. Ei ole kohta niisugustel mõtetel meie parteis. Tähtis on mis asi? Tähtis on see, et me panime selle otsusega võitluslipu erakonnale ette. Ja see erakonna võitluslipp väga selge sõnum. Eesti rahvusriik peab kestma. Ja üks partei on Eestis, kes kannab seda tingimusteta missiooni oma südames. See ongi sõnum. Aitäh! Koos nimevahetusega võtsime ka vastu uue maailmavaate alusdokumendi. Ma küsiks sellise isikliku vaate, et mis teid isiklikult selles maailmavaate, kas dokumendis või Isamaa maailmavaates kõige enam kõnetab, miks te üldse olete selle erakonna, just nimelt selle erakonna liikmed ja alustame nüüd seekord keskelt Kaia.
ma usun, et siin võiks välja tuua palju nüansse või neid põhimõtteid, mille pärast olla, aga ma kasutaks võib-olla kohe seda võimalust, kuna kutsutud olema siia lavale ka sotsiaalkaitseminister ja tuua välja selle, et me oma põhialustes ka rõhutame, et meie eesmärk on toetada inimeste võimalikult iseseisvat hakkamasaamist. Me toetame iga abivajajat, aga me toetame ka seda, et inimene saaks oma otsustusi oma elukorralduses teha ise nii paindlikult kui võimalik ja ka meie viimase aja poliitikad sellest johtuvad sotsiaalvaldkonnas. Jah, ma olen kogu aeg seda meelt olnud, et see isamaalisus, see, et Eestis elavad need, kellel on Eesti armas, kes tahavad siin elada, kes sellest lugu peavad, minus ongi selge sõnum selles suunas. Selle avalduse sõnum on minu jaoks lihtne. Eestis on üks erakond, kes võib ennast nimetada parempoolseks erakonnaks ja ei julge seda selgelt välja öelda. Ja on võimeline selles seisma ka oma sõnade ja tegudega. Kui me vaatame praegu seda riigi osakaalu, mis meil on avalikus sektoris kasvanud, siis see ei ole kasvanud tühjusest, see on kasvanud Reformierakonna valitsuse ajal, kus nemad on saanud rahvalt mandaadi ja seda avaliku sektori osakaalu kasvatanud. See on tõsiasi. Reformierakonda ma ei diagnoosi mitte parempoolse või vasakpoolse partei mõttes, vaid tegemist on riigierakonnaga ja nende jaoks on tõsine traagika praegu eemalolek sellest põhimissioonist riigi valitsemisega. Et tõsiasi, kui me vaatame ka EKRE poliitikasse, siis me näeme tegelikkuses ju puhast vasakpoolset maailmavaatelist programmi, mis on mõningate loosungitega pürtsitud. See on reaalsus. Nii et meie sõnum on üks. Eluterve, vastutustundlik, parempoolne poliitika, see on Isamaa poliitika. Kõnetab kõige rohkem see seal dokumendis, see, mille pärast ma üldse poliitikasse olen tulnud ja siin olen, et see on eestluse säilimine, hoidmine, arendamine, kasvatamine. Ja selleks, et eestlus oleks olemas, tugevneks, selleks peab meil olema oma riik, meil peab olema oma haridus, aga me peame olema ka jõukad, sest elu on näidanud, et kui oleme vaesed, nii nagu juhtus masu ajal, kas te panite tähele, mis juhtus? Juhtus see, et eestlased hakkasid Eestist ära minema. Ja sama asi on olnud ka enne okupatsiooni aega, kui siis meil ei olnud teiste inimeste osakaal siin nii suur, aga probleem oli ju sama. Kui tuli majanduskriis, siis inimesed hakkasid Eestist lahkuma. Ja sellepärast on tähtis, et me oleksime jõukad, siis me suudame ka tagada eestlusele tulevikku, siis saavad siin olla inimesed õnnelikud. Selleks on vaja eraomandit, tugevat eraalgatust ja ettevõtluse kaitset. Tundub, et kohe on meil ka hääl saalist ära hea. Proovin laialt naeratada. Et mis puudutab seda meie erakonna aluste dokumenti, siis minu jaoks on väga oluline, nagu Siim juba mainis, olen sellega 100% nõus, eestluse teema ja teiseks väärtuste teema laiemalt, sest kõik muu on mõttetu, kui ei ole selged need väärtused, mille nimel me seisame, mille eest me võitleme ja ma arvan, et need on seal päris hästi ära kirjeldatud. Ma usun, et dokument on ka teatav niisugune tasakaalu otsimine, sellepärast, et selle dokumendi paatos on ju see, et konservatiivsus ei tähenda vanameelsust ja et ka
konservatiivid on nii-öelda arendav jõud, riiki edasiviiv jõud. Ja meil tuleb arvestada, et kui me tahame olla edukad, siis meie sihtmärgid või meie eeskujud peavad pigem olema Rootsi moderaadid või Saksa kristlikud demokraadid, ühesõnaga niisugune peavoolupartei, kus on ruumi kõigile ja kes ajab ühelt poolt konservatiivset asja, kuid teiselt poolt aktiivselt edasipüüdlikku asja. Aitäh! Jüri sõnadel võib-olla lisaks, et tänaseks andsime välja ka ajakirja ja seal on meie auesimehe Mart Laari 17 aastat tagasi öeldud sõnad, mis on põhimõtteliselt üks-ühele peegeldavad neid väärtusi, mida Jüri just kirjeldas, aga selles samas ajakirjas on ka väga pikk lugu meie ajaloost. See on siis vanim, Isamaa on vanim jätkuvalt tegutsev erakond Eestis ja sisuliselt kõikide, me isegi ühte pealkirja seal kaalusime, et paneme, et Isamaa on konservatiivse poliitika sünnitav jõud, sest sisuliselt kõik parempoolsed erakonnad on ühte või teistpidi välja kasvanud meie ridadest. Ja me oleme selle 30 aasta jooksul pannud kokku ise 3 valitsust, meil on olnud 3 peaministrit ja oleme osalenud veel väga mitmetes valitsustes, aga sealt siis väiksema partnerina, antud juhul võib-olla tänases koalitsioonis võrdväärse partnerina, no igal juhul nendes väiksemates, nendes valitsustes, kus me oleme olnud nii-öelda vähemus või väiksem osapool, nende puhul, Lauri Vahtre täna kirjutab Rahvusringhäälingu portaalis, on see roll, mida on see kandma, võib-olla isamaalisukuvandid hägustanud. Ma küsikski, Urmas, sinu käest, et kas sa selle Lauri hinnanguga oled nõus ja kuidas sellistes olukordades, kus tegelikult meie oleme nagu väiksem osapool, siis õieti oma väärtuste eest seista? Ma arvan, et me ei peaks oma partei ajalugu käsitlema üksnes Eesti vabanemise järgses mõttes. Meie erakond vaimselt, mitte küll õiguslikult, oli olemas ka rahvusliku Keskerakonnana, mis tekkis 32. aastal 3 suure erakonna ühinemisel ja mille juhiks valiti Jaan Tõnisson. Samamoodi võime lugeda oma erakonna vaimset pärandit juba tsaari ajal, kui tegutses Aula koosolekul kogunes Eesti Rahvuslik Eduerakond. Nii et nii kaua, kuni on Eesti rahvas olnud poliitiline rahvus, on tal olnud rahvusriiklikud ideaalid ja soov ennast rahvusena poliitiliselt määratleda. Ja nii kaua, kui on olnud usk inimese enese vabasse teostusesse, on olnud ka konservatiivne mõõdukas poliitika, mida me kanname meie täna. Aga kui nüüd öelda seda, et kas see praeguses valitsuses olemine on lihtne tükk, ei ole lihtne tükk. Väga paljudes maailmavaatelistes küsimustes on ilmselge, et on ideoloogiliselt Isamaa ühel pool ja sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond selgelt teisel. Siin ei ole midagi häbeneda. Aga tähtis on see, et järelikult meie missioon on selline, et me ei saa lubada Eesti rahvusliku poliitika, parempoolse poliitika huvides luksust olla vähem partner. Meil pole seda mandaati. Me peame olema partner, mis tasakaalustab ära maailmavaatelised erinevused, kus ühel pool kaldajoont on Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid teatud maksupoliitilistes, majanduspoliitilistes, eelarvepoliitilistes küsimustes ja teisel pool oleme meie. Nii et me peame kandma vähemalt poolt vastutust Eesti riigi ja rahva juhtimises täna. Sama teemal ma natukene peegeldan lihtsalt küsimust, et Toomas, et kindlasti ettevõtjad on kõige rohkem meile ette heitnud seda, et me istume vasakpoolses valitsuses, viime ellu vasakpoolseid poliitikaid sealhulgas. Et mis siis neile öelda, et miks me istume vasakpoolses valitsuses ja kuidas me saame seal parempoolses poliitikat ellu viia? Ma ei ütleks, et ettevõtjad on ette heitnud seda, et me vasakpoolses valitsuses oleme. Pigem kui see koalitsioon tekkis, siis olid ootused suured, sellest tegelikult jõudnud ka rahul selle varasema koalitsiooniga, ilmaasjata nimetatud seda häälestajaks ja paigaseisvaks
valitsuses või isegi piduriks, siis meie pikaaegset koalitsioonipartei Reformierakonda nii on nimetatud. Võib-olla pigem probleemiks sai see, mida seda koalitsiooni tehes ei osatud ette näha, et ühiskond ei suuda vastu võtta nii palju maksumuudatusi ühel ajal. Seda on öelnud ka kõik minu teiste liikmesriikide rahandusministrid, kui me oleme neid teemasid arutanud, et äärmisel juhul 2 suurmuudatust. Aga see koalitsioon seadis enda väga ambitsioonikad eesmärgid ja üritades sinna ka rahalist katet leida, on siis aktsiisid või mingid muud muudatused, lihtsalt ei arvestanud sellega, et ühiskond ei tule sellega kaasa. Ja võib-olla meie kõige suurem praegu eesmärk on see usaldus tagasi võita. Meil on hästi hea positsioon, meisse usutakse, aga täna seda usaldust ei ole. Nii et kuigi me pillame need portselanitaldrikud kogu aeg sealt üle laua maha, siis me pühime ühesti kokku ja lubame, et tuba on jälle kenasti korras, aga kõige rohkem oleme ilmselt urjutada saanud siis maksupoliitika poole pealt aktsiisidest, et võib-olla räägid paar sõna sellest ka, et kas sa saad nüüd lubada, et on aktsiisirahu või üldine maksurahu selles küsimus? Jah, et nende aktsiisidega on see teema, et ma olen seda varem öelnud, aga see on nüüd üks hästi lihtne tee olnud lisaraha juurde saada. Kui koalitsioon on vahetunud, siis on alati palju häid ideid ja mõtteid, mida teha. Ja ma ütlen seda mitte irooniliselt, et tegelikult tahetaksegi, et iga erakonnal on oma nägemus, oma platvormid ja siis on vaja raha kuskilt leida. Ja siis kui kõik on üle vaadatud, siis alati peatub pilk aktsiisidel ja siis pannakse sinna midagi juurde. Samamoodi toimus ka alkoholiaktsiisidega, kus oli just meie koalitsioonil kokku lepitud pikaajaline stabiilne redel, millega oli ka ühiskond nõus, tootjad, ettevõtjad, et selline mõistlik lahendus. Ja siis, kui 14 aastal oli sellist Reformierakond otsustas meid koalitsioonist välja heita ja tegi sotsiaaldemokraatidega koalitsiooni, siis nad ka seda redelit muutsid päris tugevalt. Ja sealt tegelikult sai algusega see piirikaubandus. Ja meie koalitsioon siis lahja alkoholi aktsiisi ka suurema tõstmisega järgi, kuna teadaolevalt pikka aega just lahja alkoholi aktsiisi tõus ei toimunud samas tempos kange alkoholiga, seal olid teatud poliitilised põhjused Reformierakonna toetajate poole pealt. Ja siis tehti see tõus järgi või üritati kiire sammuga järgi jõuda ja kõik see kokku olukorras, kus üldse meie tarbimise maksustamine oli jõudnud viimase piiri peale, siis lihtsalt üks hetk sellest piirist astuti üle ja ega meedia siin ka ennast tagasi hoidnud, et siin on öeldud, et vahepeal isegi sõna aktsiis tõi rohkem klikke kui sõna seks, nii et ega meedia selle pärast kasutas seda musinast. Kaia, 2018. aastat me alustasime ajakirjanduse turnutule all selle eest, et tahtsime vähem kindlustatud inimestele head, ehk et viisime ellu siis tulumaksureformi ja see uus kord selgelt andis raha juurde vähem kindlustatud inimestele, aga meid hommikust õhtuni roosati selle eest, et oi, millise tulumaksu, see geniaalse Reformierakonna tulumaksu seaduse olema täitsa ära rikkunud, et mis sa arvad, miks see nii läks? Eks siin ma arvan, et on 2 põhjust. Üks põhjus on see, et iga uus asi tekitab küsimusi, tekitab ka kriitikat ja kui ei ole sellest võib-olla piisavalt selgelt ja piisavalt tõhusalt räägitud, siis on see kriitika ka arusaadav. Ja lisaks sellele siis teine pool on see, et meil on ju päris arusaadavalt poliitilised oponendid olemas, kes ei jäta ju midagi juhuse oleks. Ja selle 2 tõsiasjaga, võib-olla
võib-olla seal esimestel nädalatel me liiga hästi toime ei tulnud. Aga samas see oli pikalt ettevalmistatud maksumuudatus, mille eesmärk oligi ju tõepoolest see, et need inimesed, kes teenivad Eesti keskmisest väiksemat palka, võib-olla ka miinimumpalka, ei peaks olema selles situatsioonis, et nad lähevad toetust küsima, kui nad jäävad ette. Vaid esimene võimalus on ikkagi see, et neilt võetakse vähem maksuraha. Ehk et jällegi see parempoolne vaade sellele, et jätame inimesele talle teenitud raha kätte, mitte ei võta ära ja siis ei jaga uuesti laiali. Ja selle tulemusena üks selline positiivne nüanss ka. Teate, kui hästi meie inimesed õppisid ära kasutama eesti.ee portaali, ka meie eakamad. Nad juba ise nüüd kontrollivad oma andmeid sealt palju rohkem, ka eakad inimesed, oma pensionitulusid ja see jutt, et kuidagi kellegile taheti liiga teha. Ei, selle reformiga ei ole keegi tahtnud liiga teha. Ja maksusüsteem muutus ühetaoliseks kõigile inimestele. See kriitika, et kelleltki on tahetud midagi ära võtta, ei päde. Aga jah, tõepoolest, maksusüsteem muutus ühesuguseks. Ja see põhimõte, et me jätame inimesele tema raha kätte, mida ta on välja teeninud, või ei sunni teda toetusi küsima, ehk et inimese jõukus ja ühiskonna jõukus luuakse tööga, on meil ju tegelikult läbi põhimõtte ka meie pensionireformis, mida me teha tahame. Kas sellest räägin kohe või hiljem? Võib kohe rääkida? Räägin kohe, hea meelega. Et me teame, et me oleme ellu viimas väga suurt ja põhimõttelisi muudatusi meie pensionireformis. Muidugi võiks pensionisüsteemis võiks küsida, et kas see on piisav. Ja on juba meie enda erakonnakaaslased välja öelnud, et ei, see ei ole piisav, järgmisi samme tuleb jälle astuda. Aga mida me praegu tahame teha? Me tahame tagada selle, et meie pensionisüsteem ühest küljest oleks jätkusuutlik. Sest me ju teame, et töötegijaid tulevikus ühe eaka kohta on Eestis vähem. Terves Euroopas on vähem, inimesed elavad kauem ja lapsi sünnib pisut vähem. Nii et ühest küljest jätkusuutlikkus tagada ja teisest küljest see, et need pensionid tulevikus ei langeks, vaid pigem pisitasa tõuseks. Kui suure sammuga pension saab tõusta, on juba järgmine küsimus, aga me kindlasti tahame tagada seda, et see inimene, kes on käinud kohusetundlikult tööl kogu oma tööelu aja ja võib-olla siis näiteks on saanud napimat palka, et me ei ütleks, et tema pension tulevikus on absoluutse vaesuse piiril. Ja see on ikkagi minu meelest väga parempoolne vaade. Me tunnustame töö tegemist sellega, et me garanteerime ka eakatele garantii vaesuse vastu. Ja ma väga loodan, et järgmisel nädalal me oma partneritega jõuame ka siin oma töörühmades aruteludega nii kaugele, et parlament on valmis teise lugemisega selles eelnõus ära tegema. Ja siis juba järgmisteks valimisteks valmistudes mõtelda seda, milliste sammudega seda olukorda veel parandada, et tulevikus meie eakatel oleks väärikas vananemispõlv. Ja nüüd teeme teemas kannapöörde, sest ega ka seegi nädal ei ole me olnud midagi muud kui ühed Ameerika mäed sisepoliitikas ja see kõige kõrgem järsem langus selle atraktsiooni peal oli Tartu tselluloositehas. Siin me nüüd esimese valitsuserakonnana otsustasime, et tartlaste tahte vastu ikkagi minna ei saa ja seda tselluloositehast Tartusse ilmselt ei ehitata ja läks vaevalt 24 tundi mööda, kui sama meelt olid ka kiiresti sotsid ja Keskerakond. Et kas see ongi demokraatia ja õigusriigi tegelik toimimisviis? Kindlasti on demokraatia see, et kui ühes kohas on üks kohalik omavalitsus väga tugevasti millegi vastu, siis seda seal ei juhtu. Elu ju näitab, et ega ükski ettevõte, ma arvan ka, keegi ei saa oma kodu ka rajada sellisesse kohta, kus kohalik omavalitsus vastu on. Et kohalikul omavalitsusel on alati nii palju reaalseid hoobasid
tee otsa rajamiseks sinu krondini või veevärgi ühendamiseks sinu arenduseni, et ega keegi ei saa midagi rajada Eestis ilma kohaliku omavalitsuse vähemalt neutraalse hoiakuta. Ja selles osas on kindlasti Eesti väga demokraatlik riik, et meil kohalikul omavalitsusel on päris palju võimu. Kui nüüd rääkida reaalselt tselluloositehase planeeringust, siis küsimus on ju selles, et see on puhtalt poliitiline valik. Kas me tahame sinna midagi või me ei taha midagi, nii nagu Mihhail Lotman kirjutab selles ajakirjas, mis meile täna siin välja anti, ütleb, et Tartu on ülikoolilinn ja ülikool ja tselluloos ei sobi kokku, et see on poliitiline valik. See ei ole keskkonnavalik, aga see on poliitiline valik ja sellised valikuid võib alati võtta ja siis on edasi küsimus, et kas on mingi teine koht või ei ole mingit teist kohta ja kokkuvõttes on alati ka ettevõtjal võimalus öelda, et meile sobib ainult see koht ja kui see koht ei sobi avalikule sektorile, siis ei leitagi lahendust. Teiselt poolt, nii nagu esimees oma kõnes ka ütles, et me tahame, et meie riik käituks ettevõtjatega avatult ja tuleks ettevõtjatele vastu, ettevõtjad on meile olulised. Kas sa isiklikult usud, et see tehas üldse sünnib peale selle nädala sündmusi? Ma arvan, et see sõltub ettevõtjast, kas ta on valmis mingit muud kohta kaaluma või mitte. No tu ise ütlesid, et neil mingi plaan B ei ole. Kui ei ole plaan B, siis... Tema ei või midagi. No plaan A-d ei ole ka enam, eks ole, et nende valik, kas on neil põhjust kaaluda plaani veel või mitte. Ma arvan, et siin tuleb selles mõttes rääkida ikkagi ettevõtjatega, et kui nad nüüd saavad aru, et üks piirkond on selgelt välistatud, et kas on mingi muid piirkondi. Nii, räägime natuke julgeolekust ka, Jüri, et tänastest 3 poliitilisest avaldusest, mis me siin vastu võtsime, sisuliselt 2 räägivad tegelikult julgeolekust, sest tegelikult ka see Keskerakonna kahepalgeline poliitika, mida nad ajavad erakonnana, mida nad ajavad koalitsioonipartnerina, on samamoodi tegelikult osa julgeolekust. Et kui keeruline see olukord praegu siis õieti on, et nende avalduste järgi võiks arvata, et üsna ärev? Olukord on üsna ärev selles mõttes, et me ei tohi kunagi oma valvsust unustada. Ja me Kaitseministeeriumis jälgime ikkagi väga tähelepanelikult, kuidas Venemaa paigutab oma väeüksusi meie lähedusse. Ja ei ole põhjust küll öelda, et võime olla väga rahulikud, tuleb ikkagi väga tähelepanelikult seda jälgida ja samas tuleb riigikaitsest teha kõike seda, mida me teeme ja veel rohkem. Ja õnneks meil on olemas tõepoolest järgmise 4 aasta jooksul läbi räägitud RES-is olemas finantsilised vahendid, et veelgi tugevamalt ja veelgi aktiivsemalt tegeleda mõningate selliste projektidega, mida raha vähesus ei ole meil praeguseni võimaldanud teha. Ja kui vaadata Kaitseväge, siis me rääkisime juba laskemoonast, aga väga suur probleem on ka Kaitseväe personal, ohvitserid, allohvitserid. Me tahame, et iga Eesti ohvitser oleks väga kõrgel tasemel ja ma pean ütlema, et meie ohvitseride korpus, mul on, kui ma käin mingitel nõupidamistel ja mul on tõepoolest väga uhke tunne ja kui me vaatame õppuste tulemusi, siis samuti, ega need ei ole ju õppused ainult tavalistele reservväelastele, need on õppused ka ohvitseridele, ka reservohvitseridele ja ohvitseride korpus on näidanud ennast väga heast küljest. Aga väga oluline on ka see, et olukorras, kus kaotatakse eripensionid, võib tekkida probleeme uute ohvitserikandidaatide leidmisega. Ja sellepärast on minu arvates ka väga oluline, et uues RES-is on olemas ressursid, mis võimaldavad meil Eesti palgast maksta Eesti ohvitseridele keskmiselt 30% rohkem, mis siis peaks ka loodetavasti kompenseerima selle asjaolu, et
kaovad niinimetatud eripensionid või pensionid, mida maksti ohvitseridele, allohvitseridele ja mis on siis alati olnud mõnevõrra kõrgemad. Mis puudutab meie liitlasi, siis jällegi mul on tõesti väga uhke tunne, et siin Eestis asuvad NATO väed, te teate, Tapa on päris lähedal Vene piirile ja see sõnum, mille annab see Briti täies lahinguvalmiduses olev pataljon koos siis kas Prantsuse või Taani komponendiga, see sõnum peaks olema arusaadav igale meie oponendile Venemaale ja ma loodan, et see on heidutus, mis saadab edasi väga valju ja selge sõnumi, et Eesti on hästi kaitstud ja siia ei tasu torkima tulla. Et see on väga selge sõnum, aga lisaks sellele ka väga praktilise väärtusega, et tõesti suurõppusel Siil oli vist esindatud 17 erinevat riiki või rahvast. Just nimelt. Põhimõtteliselt, kui arvestada ka venekeelse või ütleme vene juurtega Eesti poisse Kaitseliidus, minu üksus on neid päris mitu, siis kõik olid kohal peale Putini toetajad, ütleme nii. Tõepoolest oli kohal alates soomlastest, kes tulid Eestisse oma reservüksustega, mis oli väga oluline ja väga oluline on ka näha seda, et õppustel reserv ei jää sugugi alla profidele. Ja on ka olukordi, kus nad on profidest tugevamad. Tänu sellele, et nad tunnevad maastikku, tunnevad olukorda, on vahel elukogenumad kui noored professionaalsed sõdurid ja nii edasi ja nii edasi. Nii et selles mõttes ma olen kasutanud väljendit, et meil on professionaalne reservarmee. Ja ma ka sellesse sügavalt usun. Liitlased tõid väga erinevaid sõjalisi võimeid kaasa, alates Black Hawk helikopteritest, millega tulid siia ameeriklased, lõpetades õhutõrjevahenditega, mida tõid poolakad, nii et tõesti neid liitlasi oli väga mitu, aga nad tõid ka kaasa väga mitmeid erinevaid niisugusi komponente nendeks õppusteks. Ja kui me räägime liitlastest, siis mul on hea meel, et siin ei olnud mitte ainult NATO liitlased, vaid ka tõepoolest meiega samu väärtusi jagavad liitlased, soomlased, veidi ka rootslased. Nii et selles mõttes on kõik väga positiivne. Nii et jah, kellel tervise aeg lubab, astuge Kaitseliitu, te saate nende kõigiga lahingut pidada. Ma võin kinnitada, ma olen nii brittide, taanlaste, prantslastega kõigiga seda saanud pidada juba. Aga vahetaks nüüd veidi teemat. Möödunud nädalal käis läbi Eesti ajakirjanduse selline spekulatsioon, et tegelikult sellel koalitsioonil elupäevi palju pole jäänud, sest et juba IRL, tol hetkel siis oli nimi IRL, paneme kokku koalitsiooni Reformierakonnaga. Eks see ühelt poolt, nagu ikka selgus, see oli kohas kuulujutt, mingit tegelikku tõekohki all ei ole, eks ta ühelt poolt peegeldab seda hirmsat Reformierakonna janu või nälga valitsemise järele, sest neid on lihtsalt nii palju ja nad ei toida oma suid ära, kui nad ei ole piruka juures, aga teisalt ta peegeldab ka kindlasti mingeid täiesti arvestatavaid pingeid koalitsiooni sees, et teie nüüd igapäevaselt töötate selles valitsuses, et kirjeldage mulle lühidalt väga ausalt, et milline see õhkkond täna Eesti valitsuses on. Alustame Urmas sinust. Ma arvan, et see on võitluslik. Tegelikkuses, kuidas me see töötame valitsusel? Iga kolmapäeva hommikul me saame Eliri juhtimisel kokku, kus on meie fraktsioonitiim ja ministrid, arutame läbi järgmise päeva valitsuse seisukohad, mis on meie meeskonnana, ja loomulikult on erinevates asjades, kui partnerid ei ole kokkuleppele, siis on töövorm, moodustatakse töörühm, arutatakse esimeste tasemel, vaieldakse valitsuses. Ja selge on see, et paljud asjad on ära jäänud, mis meil ei ole sobinud, paljud asjad oleme suutnud kompromissidega ka ellu viia, kuid sellele spekulatsioonile, loomulikult seda spekulatsiooni külvavad need, kes tahavad praegu poliitikast sekkuda, külvavad meie vaenlased. Ja see, ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et selle spekulatsiooni tuum
mis on Reformierakonna nii-öelda pika võimul püsimise lugu olnud? See on olnud tegelikult ju reetmiste lugu. 2001 lõpul reedeti toona Isamaaliit ja Mõõdukad, 2003 hüljati toonane koalitsioonipartner Keskerakond, 2005 reedeti Res Publica, 2007 jälle Keskerakond ja tegelikkuses see lugu on minu meelest selline, et me tahame Eesti poliitikas normaalset poliitilist kultuuri ja keskkonda, siis see tähendab seda, et meil on vaja erakondi, kes julgevad seista oma põhimõtete eest, aga see tähendab, et meil on vaja ka erakondi, kes ei löö nuga selga. Ma jätkaks siit, kus Urmas lõpetas, et minu jaoks ka võib-olla siin poliitikas üks kõige ebameeldivamaid asju on see, et sõna ei peeta ja reedetakse, lüüakse väga lihtsalt nuga selga. Et oma 8-aastase kogemusega parlamendis ka sain sellega mitu korda kokku puutuda ja eks ka kaudselt sama toimus ka peale kohalikke valimisi meil Viimsis, kus meil käed olid löödud, aga järgmine hommik tuli välja, et on asi teistmoodi. Et nii see kahjuks on ja täna mul on küll tunne, et kui koalitsioonipartnerid on sama siirad, siis usaldus on olemas, teeme konstruktiivset koostööd, kui maailmavaateliselt mingid asjad ei sobi, siis ei sobi, öeldakse välja, üritatakse leida lahendusi, aga kui kindlalt on jäänud seinte vahele teatud jutud, mida parempool variantigi, et need sinna jääksid, siis selle koha pealt ma ütlen küll koalitsioonipartneritele, et suur aitäh. Toomaselt sõnasabast kinni võttes, siis tõepoolest üks endine valitsuse liige tõi seda välja, mina enne valitsustas ju ei ole olnud, et kui varasemalt tehti istungitel ka ju vahetevahel ikka musta huumorit, sest must huumor aitab vahest rasketest kohtadest üle, siis ühe sellise lause peale, mille mina seal siis ära ütlesin, siis lihtsalt muhelesid ja ütlesid, et nii oleks olnud mõnes eelmistes valitsustes, siis sa loeks juba 2 sekundi pärast seda Delfist, aga nüüd jääb see siia tuppa ja nii see tõesti on olnud. Nii et selles mõttes on koostöövaim hea, aga tõsi on küll see, et vaidlused põhimõttelistes küsimustes on loomulikult tõsised. Et kui me ka sotsiaalvaldkonnas vaatame, et me tahame anda inimestele rohkem otsustusõigust, bürokraatlikke tõkkeid vähemaks võtta, siis ega see päris lihtsasti ei tule. Praegusel hetkel on ka meil vanemapuhkuste paindlikumaks muutmine. Võib-olla siin isegi ei ole mitte need vaidlused, et kas see on hea või halb, on kõik seda meelt ja toetavad, et seda süsteemi võiks paindlikumaks teha. Aga küsimus on, kui paindlikuks, mismoodi, kui palju me peaksime bürokraatiat juurde tekitama, võib-olla saame ilma. Meie tahaksime proovida ikkagi ilma, näiteks seesama, et kui me praegusel hetkel vanemapuhkuse tahame pikendada 3 aastale, nõnda, et hüvitise summa kokku jääb küll 3 aasta peale sama, aga inimene ise otsustab, kui palju ta seda välja võtab, mis kuul, kas võtab seda ema või võtab seda isa, kas osaliselt töötatakse, et ei pea iga kord minema paberitega avaldusi tegema, et kõik see asi läheb inimese jaoks inimlikumaks ja lihtsamaks. Või samamoodi põgusalt peatasin siin pensionireformi, samamoodi, et me hästi palju seal vaidleme ja kui siin küsida, et kas valitsus võiks lankida, siis ma arvan, et kui siis pigem ikka põhimõttelistel küsimustel, aga ma usun ka, et partnerid on nende ettepanekutega nõus, mille me oleme välja tulnud ja siis saame tööd edasi teha. Meie eesmärk ikka oleks seda ära teha. Kohe, kui Siim võtab ka mikrofoni sama, ma natukene veel täiustan selle küsimus, kas mitte ei ole ka mõnikord see probleem, et me ei ütle ausalt välja, et meil ei meeldi see asi, aga see on koalitsioon ja see on nii-öelda kompromissi koht, milles kokku lepiti. Kompromiss teadupärast on asi, kus igaüks peab natukene järele andma. Jaa, minu arust Helir on tegelikult seda liini selgemalt esile toonud ja selles mõttes on meie sõnum läinud palju selgemaks, et
nüüd saab aru, et kui me teeme kuskil kompromissi, siis on ka teada, mis meie lähtepositsioon oli. Millise positsiooniga läksime meie läbirääkimistele, nagu Urmas siin ütles, et mida leppisime meie kolmapäeva hommikul kokku, teine erakond ja kolmas erakond leppis midagi muud kolmapäeva hommikul kokku ja siis me tulime neljapäeva hommikul ühte ruumi ja neljapäeva õhtul võib-olla väljusime sealt mingi tulemusega ja paraku me ei saa 100%. Siit käis läbi see väljend väiksem osapool. Ma päris nii vaataks, et valitsuses on 5-5-5, on kohtade jaotus. See puudutas, ütleme, kõigiga suheldakse ikkagi arvestavalt ja lugupidavalt ja selles mõttes on peaminister. Mul on võrdlus ka 2 varasemast Reformierakonna peaministri valitsusest ja see vahe tõesti on, et saad vabamalt ennast väljendada, tead, et ei otsita võimalust sulle ära panna nii väga koalitsioonipartnerite poolt. Loomulikult maailmavaateliselt on kohati väga raske, et mingid teemad näiteks, kui me sotsidega räägime sisserände küsimustest või ütleme sellist isikuvabaduste teemal, et tahetakse väga inimese elu korraldada ja käskida ja väga täpselt ära reguleerida. Meie tahaks rohkem vabadust anda. Aga samas on see, et tõesti see vaim on see, et kui on mingi vaidluskoht üleval, siis püütakse see ära lahendada ühte või teistpidi. Et jäetakse siis kõrvale, tõdetakse, et kokkulepet ei sündinud, tehakse kuskil kompromiss, leitakse mingi lahendus. Et nagu ikka poliitikas keegi saab mõnes kohas natuke rohkem ja siis teises kohas natuke vähem. Et Reformierakonnaga oli pigem see häda, et mul oli endal väga hea kogemus või väga halb kogemus näiteks haldusreformi teemal, et lihtsalt aastate viisi ei tahetudki mitte mingit lahendust näha, kuna see tuli lihtsalt valelt erakonnalt see ettepanek. Ja siis, kui sai selle ettepaneku algataks Reformierakonna minister, siis võis haldusreformiga pihta hakata küll, et see on nagu selline teadlik valik, et tänases koalitsioonis seda laadi tempe vähemalt minul ei ole otseselt ette tulnud, et see õhkkond on selles mõttes terve. Aga see maailmavaateline asi on ka kummaline, et kui me olime enne valitsuses 2 parempoolset erakonda, kahekesi, siis Juhan Parts valmistas ette küll ettevõtte börsile viimise dokumendid, kõik oli valmis, mingit otsust ei tulnud. Et naljakal kombel, et nüüd me 2 meist vasakpoolsema partneriga suudame viia vähemalt ühe ettevõtte või juba viisime börsile ja loodetavasti viime teise veel, et on mingid näited, mida ei ole võimalik parempoolse partneriga teha, aga selles koalitsioonis me oleme seda suutnud teha. Kui me Tallinna Sadam ja võib-olla selle korral ka Enefit. Ma hea meelega võtsin mikrofoni ja tuletaks Siimule meelde, minul oli au ja austav võimalus olla 2015 koalitsiooniläbirääkimiste juures ja Reformierakond mitte ei öelnud, et jah, haldusreform on vajalik teha mitte sellepärast, et neil oleks äkki meeldima võib-olla isegi hakanud, vaid IRL ütles sellel hetkel, et seda valitsust muidu ei tule, kui Eestis ei astuta järgmist sammu. Ja see oli IRL-i nõudmine tookord ja seepärast oldi ka sellega siis nõus ja siis oli ka see käik juba siis, kui nad siis ka vedaja roll peaministri parteina, et oleks ikka täielik garant sellel asjal olemas, et see oli tegelikult väga suur töö ja nõudmine selle asja juures, et seda sammu astuda. Jüri, sina minister on ka veerand sajandit tagasi, et läbi kõigi nende aastate, kui sa nüüd praegu hindad seda, et milline see tegelik atmosfäär on võrreldes sellega, millise pildi sellest manab meedia? Ma olen siin sõpradega täiesti nõus, et kui mina sellesse valitsusse läksin, ma mõtlesin, et päris huvitav, kuidas see kõik toimib. Niivõrd erinevad erakonnad, niivõrd erinevad taustaga, niivõrd erinevad valijad, aga ma pean ütlema, et see tööõhkkond valitsuses on väga hea ja tõepoolest ollakse orienteeritud tulemusele selles mõttes, et kui on mingi probleem, siis ta kuidagi lahendada, kas mingite kompromisside teel ja laualt maha saada. Et see niisugune tegevusele orienteeritus on minu arust väga positiivne. Muidugi mul on lihtsam kui paljudel teistel kolleegidel, sellepärast et riigikaitses
nagu ütleb ka meie avaldus, valitseb ikkagi Eestis väga suur konsensus ja kõik tahavad osaleda ülimalt aktiivselt ja see suund on Eestis ju laias laastus sama, võib-olla mingites detailides on seal mõttevahetust, aga põhimõtteliselt mingeid pingeid riigikaitse teemadel ei ole. Kui võrrelda teiste valitsustega, siis ütleme, ma olin ka selles esimeses Mart Laari valitsuses väga ammusel ajal. See oli muidugi hoopis teistsugune, aga ta oli unikaalne ja ma arvan, et peale seda enam muid selliseid ei olegi olnud. Ta oli, ütleme, niisugune sõpruskond, kus see, mis parteist sa oled, ei olnud absoluutselt mingit tähtsust ja keegi ei mõelnud üldse selles võtmes. Ja see oli selles mõttes niisugune kamikaatsede värk, et eks me saime ka muidugi aru, et siis meil hiljem ei tarvitse nii edukalt minna, aga ma arvan, et need asjad, mida siis tehti, olid ka väärtuslikud. Muidugi oli unikaalne, mitu korda õnnestub siis Vene vägesid välja Eestis viia, ikkagi ühe korra tegime selle ära ja nii jääb. Aga jah, tahtsingi tegelikult sellega jõuda, et kindlasti on meil mõni inimene tahab ka saalis küsida, nii et palun. On kõnetakse, et ma vaatan, kõik lähevad minema, ei ole keegi sõna ei andnud. Ma tahtsin seeria osas väike ühesõnaga seda momenti, et probleemi tõsttakse Tartu tehase osas, just seda. Aga tuletame meelde, 25. august 1938 avati Kehra paberivabrik, eks ole. Sellest möödub 80 aastat. Okei. Ma tahtsin öelda seda, et 80 aastat tagasi avati Kehra paberivabrik ja Päts avas ja siis ütles ka, et riik peab ise ka teenides ise annab tööd ka teistele. Meil on läinud muidugi lammutamisteed ja ma saan aru, et Seeder tahab teenida kannusid praegu ja käis välja sellise momenti, et erakond on vastu tehasele. Vastupidi, mina küll ei ole. Ma olen asjaga väga põhjalikult kursis, eks ole, ja ma küll ei ole vastu. Vähemalt uurimised võiksid ära teha. Aga niimoodi esineda kogu erakonna nimel, erakonna vastus ei sobiks. Pange kirja, et Võidu Koor on igal juhul vastu. Ei toeta Kehra. Või tähendab, ei ole mis väga küsimus, ma rääkisin seda paari sõnaga, see ei ole probleem, eks ole, on ju niimoodi. Aga teda te küsimusi. Aga ma tahtsingi selles mõttes just küsida keskkonnaministri käest, eks ole. Kus on see riigimehelikkus teil? Keegi väikene linnapea sealt paneb asja käima, lööme punni ette, nii ei tehta. Meil on valitsus olemas, kes otsustab teha uurimised ära, siis teeme uurimised lõpuni. See on jama, mis te teete, eks ole. Ei, aga ma ei olegi küsimust. Arusaadav, sina pärnakana ei ole vastu, et tehas Tartu tuleb. Ja nagu ma enne ütlesin, et konkreetne otsus ei olnud kindlasti mitte keskkonnaotsus, vaid oli poliitiline valik, eks ole, et suhtlus ühe kohaliku omavalitsusega. Kehrast mõtleks nii palju, et Kehra just hiljaaegu lõpetas päris mitmeaastase programmi, nad investeerisid päris kõvasti õhupuhtusesse. Kaebusi on pärast seda praktiliselt ei ole enam. Et see on väga huvitav jälgida, kuidas see Kehras hoiab muutub ja Kehra on muide kasvava elanikkonnaga piirkond meil. Aga mis üldiselt selles eriplaneeringusse puutub, et nagu ma ütlesin enne, et ma loodan, et siin õnnestub ettevõtjaga arutada siiski plaani B. Üks asi on planeeringupiirkonna väiksemaks tõmmata, võtta see ala välja, mis kindlasti ei sobi, aga seal jääb midagi järgi veel. Teine variant on kaaluda, kas eriplaneeringupiirkonda saab laiendada ja sealt leida lahendust, et ma loodan, et siin on mõlemalt poolt paindlikkust olemas. Osalt selles suunas, et teised omavalitsused käituvad teisiti ja osalt selles suunas, et ettevõtja on valmis teistsugused otsused tegema. Ja meil tegelikult kahjuks aeg saab otsa, te saate ju ministrit võib küsida, kohe tuleb vaheaeg ja vaheajal saate küsida, nii et ega võtame selle viimase teema kokku, et
see on lühike vastus, millal küllast? Talvel. Talvel. Pärast jätkata, ma tõesti pean praegu selle paneeli kahjuks kinni panema või ära lõpetama, et hea meelega, et te saate sel teemal suhelda. Aitäh ministritele, soovime neile jõudu, ajame